it's Tiara Banana ja tänane video on minu iga-aastane kingivahetuse video. Sellel aastal oleme siin koos Liisaga. Hello! Ma olen väga elevil. See on siis kas 5. või 6. kingivahetuse video, mis ma olen üldse kunagi filminud. Arvestades, kui väike ajavahemik meil oli, et see ideest teostuseni. See oli kas see nädalavahetus või mitte kunagi. Meil oli paar päeva aega mõelda ideid, kategooriaid, kokku saada, Tallinn-Tartu filmida. Nii et oli väga põnev nädal ja ma olen väga elevil, et see kingivahetus ära teha. Ära minna või? See kõlad nüüd vaitvang! Tahaks juba kinke vahetada, tahaks näha ja mul on üldse väga õnnelik, et mind siia kutsuti. Sest et see on ikkagi nagu seeria, mida me kõik iga aasta vaatame, on ju. See oli mundu! Sellel aastal oli meil siis jällegi 3 kategooriat. Esimene kategooria oli 2024 aasta lemmik. Teine teema oli ilu, mis on mul igal aastal. Ja viimane kategooria, mis oli ka eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal oli DIY. Ja täpselt nagu iga aasta on meil ka sellel aastal budget, milleks on siis 20 € iga kategooria kohta. Noh, sa ei pea seda küll nagu 20 kulutama, aga kokkuvõttes siis 60 €, et võib-olla saad nagu ühte teha odavamalt ja teist teha natukene kallimalt selle võrra. Aga alustame siis esimesena 2024 aasta lemmik. Kuidas oleks? Sa üritad mõelda nagu tervele sellele aastale tagasi, et oh my god, mul ei ole mitte ükski asi see aasta meeldinud, mis see nagu olla võiks, sest tegelikult see võib olla ükskõik, mis asi nagu. Ja mõtlesin, see on ülihea idee, nii originaalne ja siis ma hakkasin aasta peale tagasi mõtlema, ma olin kõik teemad lukku pannud, hakkasin mõtlema, et minu selle aasta põhiteema on underconsumption. Ma ei ole proovinud eriti uusi asju või ma lihtsalt nagu ostan asju, mis on mul otsa saanud. Need on praktiliselt ei ole eriti põnevad. Ja siis ma nägin, kuidas ma teen selle nagu huvitavaks YouTube'i video jaoks. Ma ütleks, et minu king ka ei lähe võib-olla nagu väga palju mööda sellest, mida sa just praegu seletasid. Põhimõtteliselt minu selle aasta teema on olnud underconsumption. Ma lihtsalt ei ole nagu midagi uut väga proovinud, eriti sellist, mis nagu mahuks selle budgeti sisse. Aga üks asi, mis on sellel aastal minu jaoks uus, on kõrged sokid. Ma tean, see on lamp, aga ma isegi enam ei suuda oma ankle sokke kanda, kust pahklud väljas on. Ma tunnen, kõik hõõrub, kui mul ei ole oma kõrgeid sokke. Ja ma mõtlesin, et nagu selleks suureks kingituseks sobiksid minu lemmikud kõrged Nike sokid, mida ma oman mingi 30 paari. Samas, kes tahaks saada jõuludeks sokke? Teate, täiskasvanud normaalne inimene nagu Liisa võib olla. Hullult tahaks ühte asja veel. Aga vaatame, joogi asi on mul juures sellel aastal. Sedega oleneb budgetist. Plaan on vaadata Nike outletist või siis Sportlandi outletist või siis Sports Directist. Ma olen jõudnud omadega siia, et otsida kingid meie 3 temaatikaks. Ma olen siin korralikult mitu päeva ajusid ragistanud, natukene ideid kogunud ja ma lihtsalt väga loodan, et ma leian need asjad, mis mul vaja on ja veel eriti selles hinnaklassis, mis meil vaja on. Nii et lähme paneme need 20 € huugama ja proovime 3 kategooriat võimalikult hästi ära täita. Ma olen lõpusirgel, meil on vaja nüüd leida 6 € eest ühed spordisokid, kõrged sokid. Nii ma leidsin siit sokke. 16 € Sports Directis päris hea, ma tahaks isegi endale veel juurde osta. Siis mulle meeldivad veel need, need on natuke kallimad. Mul endal ei ole neid, aga mul tahaks endale ka. Arvan, et see võiks enne avada sellepärast, et mul ei ole see pakk nagu kinni. Mul ei ole teipi. Ma teen seda mingi 6. aastat ja ma ei ole ikka ette valmistama. Iga aasta mul on mingi probleem lihtsalt pakkumisega. Nii, aga palju õnne. Palju õnne. That's fine. Nii, okei, ma siis teen lahti. Okei, väga. Nii, väga hea. Võtame lahti esimene asi. Nike spordisokid. Nii, teema sellega. Aasta 2024 ma ei ole enam nõus kandma ankle lühikesi sokke. Ma kannan ainult pikki sokke ja ma arvan, see defineerib mu aastat kõige rohkem. Väike spoiler, või see läheb hiljem üles, mu elukaaslasel on kohe sünnipäev, ma ostsin talle samasugused sokid ja kui ma sulle need ostsin, ma ostsin endale ka ühe paari, sest see on nagu uue disainiga ja mulle hullult meeldivad. Ja, see on klassik. Väga-väga meeldib. Paksud, head. Ja siin sees on ka veel. No teada, mis on naljaks või? No. Head ma nagu samu asju täpselt ei pannud. Ma ei pannud, aga mu käis see mõttest läbi. Mõlemad või? Jah, selle peale, et ma lähen. Saikid momendid. Ja me just vaata mõni aeg tagasi arutasime
nendest kohvidest Instas, et kus neid saab Eestis ja ühesõnaga väga meeldib kohv üldse nagu. Jah, ma teadsin, see on nagu väga sinulik ja see on see, mida mina olen nüüd sellel aasta kõige rohkem joonud. Ava siis ka palun minu 2024 aasta lemmik, kuhu ma hakkan kohe sulle seletama. Esiteks on väga nunnud pakendid. Mul on ka kõik pakendid on under consumption core, sest et kõik on kodust leitud mingid vanad pakid. Ma tegin ka nii, aga siis ma nagu avastasin, et nad olid kuidagi kortsus ja siis mul hakkas piinlik ja siis ma läksin poodi. Nii, alustame kõigepealt sellest, mis on mul praegu kulmude peal või? Ja mul ka. Nii, see lihtsalt on minu arust juba tegelikult eelmise aasta ja selle aasta nagu must have toode kulmude jaoks. Pähe me seda ei pane ilmselgelt, aga Got2b mitte kulmukeel, vaid juuksukeel. Mul on sellele veel üks nagu tube, Maybellini oma kulmukeel ja ma otsisin seda sulle, aga see oli liiga kallis. Ma oleks peaaegu selle ilupakki pannud, aga siis ei mahtunud. Eelarvest me pidime ka kinni pidama, nii et see nagu tegi selle kõik veel keerulisemaks. Lavit ja kannan hetkel. Ja siis on meil... Need ei ole mitte lihtsalt sokid, sest vaata, mis siin sees on. Siin on ka Ritchie juukseõli ja see on sellepärast, et minu 2024 aasta lemmik avastus on sokilokid, on ju, mis on praegu mega viral, mega trending ja siis ma mõtlesingi, et okei, sul meeldivad ka lokid. Mul praegu on kõik välja vajunud juba ja mul ei ole täna sokilokid. Täna mul polnud aega. Ja isegi kui sa need sokilokki teha ei viitsi, siis saad ikkagi neid kas või trennis kanda ja juuksõli läheb ikka vaja nii. Nii läbimõeldud lavid. Need on tegelikult ülisarnased. Jaa, disaini poolest. Ma käisin vaatamas tegelikult esimese asjana Sportlandis sokka, on ju, aga mul ei mahtunud budgetisse Sportlandi oma, nii et ma pidin H&M-is võtma sulle. Sports Directis oli €2 odavam ja täpselt mahtus. Sokid maksid siis 18 € täpselt ja kohvi maksis 3,99 ehk tegelikult selle kategooriaga ma läksin natukene üle, aga kokkuvõttes see tuli välja. Minul läks selles kategoorias 18,37 kokku. Reiting ka, ma annan 10-10. No 10-10, see oli lihtsalt nii praktiline, nii hea, lihtne lavit. Ja sarnaselt mõtlesime, väga huvitav. Järgmine kategooria on siis ilu. Kuidas sul seal läks? Huvitav oli see, et ma kuidagi stragelisin selle ilu kategooriaga minust kõige rohkem, sest et ma vaatasin ka su eelmise aasta videoid. Sama. Et mida juba tehtud on, ju. Ma mõtlesin selle peale ka, et meil on ju naistena nii palju asju juba olemas ka. Ma selgitan sulle, kui sa selle lahti teed, siis saad nagu täpsemat infot. Minul oli samuti ilu kõige raskem kategooria, sest et põhimõtteliselt see oli see kategooria, kus ma hakkasin mõtlema alles siis, kui ma ülejäänud asjad paika sain. Siis mõtlesin, see on kõige lihtsam, aga kuna see oli mul viimaseks, siis see tegelikult ei olnud üldse nii lihtne. Oleks olnud vaja suuremat budgetit, ütleme niimoodi. Ja mul läheb see veel natukene kokku eelmise teemaga, 2024 lemmikud, sest et see on mu 2024 lemmikud. No nii. Ka, aga lihtsalt ilu kategoorias. Ainuke kategooria, milles mul ei ole sükest nagu põhjapanevalt head ideed. Ma olen jõudnud omadega ILU-sse, nii et vaatame ringi, mis siin on. Aga kõige on ju advendikalendar, mis päeva, vannipomme. Teate, muidu ma oleksin võtnud talle ilmselt näopesemiseks käte külge pandavad asjad, et vesi ei voolaks mööda käsi alla, aga minu meelest Heinzu juba eelmine aasta või mingi aasta pani talle need. Üks meigitoodetest, mis on saanud minu igapäeva lemmikuks, kuigi ma kannan ripsmepikendusi, on Sky High ripsmekas toonis Burgundy praegu ka. Vahepeal oli Sky High soodukaga ja siis ta oleks ilusti mahtunud budgetisse, aga nüüd ma pole enam kindel, mis hinnaga ta on ja ma lihtsalt käin nagu erinevaid poode läbi ja vaatan äkki, kus on parima hinnaga. Üks probleem veel sellega, see on nii populaarne, et ta on pidevalt otsas ja ma isegi ei tea, kas ma leian seda. Mul on iluga veits siuke mõte, et kuna Dianale meeldivad lõhnad, siis äkki ma leian talle mingi kehasprei, mis oleks hea näiteks trennikotti visata. Aga need konkreetselt mulle väga ei meeldinud, mis seal olid. Siis üks väga huvitav toode, see tundub mega ilus siit pudelist. Ja siis siin on ka ühed väga nunnud juukselõpsud, meigi tegemist. Siis see tundub mulle väga huvitav toode. Aga samas ma tunnen, et ta on juba nii snatched, et tal ei ole võib-olla seda vaja. Ma kunagi laeva peal proovisin neid Body Shopi kehaspreisid ja need on nii hea lõhnaga, see on reaalselt nagu päris maasikas. Ma olen praegu Rimis, Lõunakeskuse Rimis ja ma leidsin siit seda õiget tooni ripsmekat. See maksab 15,99. Need tegelikult mul on nüüd kõik kategooriad kaetud ja mul on natuke raha üle, nii ma mõtlen, mida ma saaks teha selle eest.
selle koti sees on kõik asjad. Kell on praegu 14.52. Ma lähen koju, pakin need ära. Ma ostsin nunnud väikesed kinkekotikesed ka. Need meil kunagi eelarve sisse ei lähe. Mul on mingi tunnikene kodus, et teha tööasju veel. Ja siis trenni anda ja pärast seda Helelisi poole jõuda. Ja kontekstiks, mul oli eile 16-tunnine tööpäev, ma lõpetasin kell 2 öösel ja ma arvan, et täna ei lähe paremini. Ära siis piilu, hoia kinni ja teeme, et siis mina. Ja, sina oma esimesena, jah? Nii, tõus, Roosa. No nii. See on mingisugune, ma ei tea, mis pakend. Need asjad ei sobi oma absoluutselt kokku, aga see on siis Body Shopi keha mist. Vabandust. Ja ma mõtlesin, et sulle vaata meeldivad igast lõhnad väga, on ju? See body mist on ülihea asi, mida visata näiteks trennikotti. Jaa. Sest sa käid trennis väga palju ja annad trenne, on ju? Ja ma mäletasin, ma kunagi laeva peal proovisin neid Body Shopi omasid ja see mango oma oli minu meelest nagu nii maitsva lõhnaga lihtsalt. Ta lõhnab nagu suvi. Ta Ja. lõhnab nagu mingi Nagu hea nii fresh, magus. kaitse mingi. Ta lõhnab nagu rand. Jah, ühesõnaga siuke mõnus asi lihtsalt, mida kasutada, siuke naturaalse lõhnaga. Ühesõnaga minna. Body Shopi asjad on suht kallid, nii et ma tegin selle ostu ära ja siis ma olin nagu god damn, mis nüüd saab, sest et mul jäi 2 euri alles ja ma tahtsin kindlasti midagi leida selle 2 euri eest. Nii. Siis ma mõtlesin, mida ma teen selle 2 euriga. Nii, see on Pinteresti ja need girlid kõik kannavad. Mulle endale meeldib see täiega. Ma ei teadnud, kas sul on see, sest ma tean, et sa vaata trennis kannad neid peenikesi, on ju? Enam ei kannan ikka. Okei. Need lõhkusin mu juuksed ära. Ja, vot. See on hästi pehme. H&M-is vaatasin, seal oli igasuguseid erinevaid ja siis ma tegin su Insta lahti, vaatasin, mis su nagu esteetik praegu on, et mis riidest rohkem kannad, siis ma vaatasin, tegelikult sul oli nagu väga palju ikkagi mustriideid, selle tumedaid, siis mõtlesin, et ma lähen lihtsalt selle väga klassikalise peale. Et saad seda kanda kodus või kus iganes, et see on siuke väga mõnus siuke... Tead, see on veel hea, kui teha meiki. Jah, või nägu pesta või mis iganes, siis mul nagu baby hairs on nii palju. Nii et... Siuke täiesti mismatch kombo. Me ei teinud seda, me peame ära arvama, mis sees on. Pidime või? Ma ei teagi seda. No see aasta läks teistmoodi, kas sa suudad ära arvata, kuigi see pakend on lahti? Ma näitan teile esimesena. See on nii tühi. Mul ei olnud piisavalt eelarvet. Ma juba nägin, mis siin peal oli. Siin oli üks ripsatuš. Ma arvan. Kas see on see Burgundy see või? Jaa, sest et see on minu selle aasta kõige lemmikum. Samas ma vaatan, sul on praegu nagu ripsmepikendused, aga mul on ka ja ma kannan kogu aeg ripsmekad, sest nagu nädal poolteist nad on kenad ja siis ma tahaks nagu ekstrat. Ja pluss alumistel ripsmetel ma kannan seda kogu aeg. Täna mul ei ole peal. Sest ma ei tea, mul ei olnud aega vist. Aga kas sa oled proovinud seda? Ei ole, aga mul on tavaline ripsatuš on täpselt seesama must. Siis mul jäi täpselt 3 eurot ja paar senti üle, see maksis 2,99 ja see on minu lemmik näomask üldse. Milline nahk sul muidu on? Kuiv. Sama, siis see peaks sulle sobima. Väga hea, sest talvel on nagu ekstra siuke kuiv ja on seda niisutust vaja. Ja et nagu näidata, kui lemmik see mul on. Ma ostsin kõik ära, mis neil seal koha peal olid. Mul oleks varu olemas. Mul oli kodus ainult mingi 2 tükki jäänud ja ma olin paanikas juba. 10-10. Ja taaskord 10-10. Ja viimane kategooria on siis DIY. Ma olen nii põnevil. See kilekoti sees peidus, nagu kõik need teised kotid mul olid. Sest ma ostsin ilusa kuldse ja valgega wrapping paperi. Olin valmis räppima. Ma avasin TikToki, kuidas sellist asja üldse nagu räppida. Ja siis ma avastasin, et mul peab teipi. Ehk see ei räppimata. Aga ma panin sinna väikse lipsukese peale. Oli põnevil lihtsalt. Aga minu nagu selle aasta video planeerimine algaski DIY-st. Ma panustasin see aasta sinna korralikult. Sest eelmised aastad, kas tuletame meelde? Kui ma tahan seda pilti kasutada, siis ma pean seda sama kasutama. Mul ei ole rohkem välja pilti. See on üks high momentidest mu elus. Ma kasutan siis seda vaha, et joonistada musta küünla peale, ma näitan. Need on toru. Need on nagu Harry Potteri need arvikesed. Nii et ma kasutasin professionaalset abi.
Oh my god, ma tegin nii. kõik ise, aga ma kasutasin abi, mulle öeldi, kuidas nagu asju teha. Sest mul oli juba liiga piinlik, ma ei saa nii jätkata. Ma olen nagu siuke hästi overachiever, et ma nagu ikka tahan nagu täiega sisse minna ja et nagu mingi best asi oleks ja siis väga tihti on see, et sa lähed täie entukaga peale ja siis see ikka ei tule nii välja nagu su peas, aga tegelikult ja ma jäin siis lõpptulemusega rahule. vale liim ja siis ta on nagu plõga pall. Aga ma jäin ikkagi lõpptulemusega rahule ja no DIY selles suhtes ikkagi on ju. On nagu do it yourself. Ma olen, ma ei tea, kas te tunnete ära taustast, Candle Queeniga isiklikult. It's me. Ja Hela-Liis aitab mind siis sellega, et me teeme Liisale professionaalse lõhnaküüna, nii et ma ise valan, ise valin kõik värvid, glitterid, kõik asjad. Ja, nii et see aasta saab kingitust ka lähedalt vaadata. Nice. Mulle aitab sellest, et mul on piinlik oma DIY projekti pärast iga aasta. Nii, ainuke kategooria, kus ma tean kindlalt, mida ma teha tahan, on DIY. Ja selleks olen ma tulnud kunstitarvikute poodi ja me otsime siit nüüd üles modelleerimissavi ja sinna peale mingid värvid. Okei, siin on väga palju valikut. Kust ma nüüd siis tean, milline küll ometi võtta? Ma vist pean abi küsima. Kuna mul on värve ka vaja, et sinna peale värvida, siis vaatame, siin on 1,50 maksvad värvid. Ma tahakski siukest roosat ühte. See on ikkagi Diana, kellest me räägime, on ju. See on siuke roosa ka appi. Ma võtan heledama. Ja siis ma tahaks ühte punast ja ühte rohelist. Nii, see teeb meil kokku 4,50. Siis on mul vaja ka katteks sellist nagu läikivat vahendit. See maksab 4,20, mis teeb meil kokku 8,70. Näed, see ei sobi, see on 16,90. Siit valmis midagi väga põnevat. Nii, siin on meie sädelused. Ma olen nende kahe vahel, oleneb sellest, mis me värviks valime. Siin peaks vist olema erinevad värvid ja siin peaks olema erinevad lõhnad. Kahjuks anti mulle teada vaniljalõhn on otsas. Või ma oleks vähemalt vaniljat sisse seganud, et teha ükskõik mis lõhna natuke vaniljasemaks. Siin on meil siis erinevad jõululõhnad, mis iganes kevadelõhnad, suvelõhnad, pujeng, ambra, passion, mango, maasikas, rabarber ja ühesõnaga saad ise valida, mis lõhna sa siis tahad. Tahtsin nagu roosat küünalt teha, mul on see probleem. Ja ma ei tea, kas nagu ma teeks roosat piparkooki. Aga you know, minu küünal, minu reeglid. Väga õige. Ma tahaks midagi, mis nagu kirjeldaks Liisat võib-olla. Kas sul kohvilõhnalist on? Rabarber ja maasikas. See on hea, see on nagu suvi ja tead, mis meenutab mulle Liisat? Suvi, sest tal oli kunagi see madutoas. Blueberry muffin, ei stopid. Kas ma võin endale kohe teha? Ma arvan, me valime maasikas ja rabarberlõhna. Help me, ma ei oska. Siin on roosa värv, hakkame pihta. Kas sa arvad, on küljas ilusti või peaks veel? Ma arvan, et see on hästi. Alada siia anumasse. Siis sellega niimoodi vaikselt hakata segama. Küünal on nüüd sulanud ja õige temperatuuri peal ja me hakkame lisama siia värvi. See on siis see roosa, mis Hela-Liis ütleb, et on õige roosa. Ei. Ütlesid? See on lihtsalt nagu roosa, et mul rohkem roosasid ei ole, et selles mõttes, et mida vähem sa lisad, seda õrnem ja pastellsem teeb. Kui ma paneks nii roosat kui lillat, kas siis oleks selline külm? Ma ei teagi. Jaa. Roosat ja lillat, okei. No proovime. Aga panegi näiteks siis üks kõigepealt. Ja siis sega ära. Oh my god, see on punane. Ma paneks natuke lillat. Aga ma tahtsin sädalust, kas ma ei pane sädalust sisse või? Ja paned küll, jah. Ma pean olema sellega ettevaatlik, sest kui ma Hela-Liisi sünnipäeval tegin küünalt, siis see oli kõige glitterilisem glitteripomb üldse. Ja ma ei saanudki seda küünalt põletada, jah. Sest et Niilo ajas selle maha ja see klaas purunes. Tere tulemast väiksesse DIY nurka. Ma olen siin nüüd pool tunnikest voolinud ja mul on üsna selge visioon, mis ma teha tahan. Selline ehete alus on meil siin, et saada neid ääri niimoodi hästi sujuvaks. See oli paras ülesanne. Ta lõhna on ka vaja. Pool korki, täpselt pool korki. Trust me. Ja siis glitter. Mida rohkem, seda rohkem. No mitte liiga palju ka, sest see oli kole. Mis ma tegin? I can't stop glittering. Potion. Vaadake, kuidas ta sädelab. Nüüd me ootamegi, et see küünal jahtuks, siis me saame ära alada
ja teate, ma ei näitagi teile enne, kui ta on täitsa valmis. Me valame selle küünla ära ja räägime teiega siis, kui me räägime. Ma annan sulle esimesena ja sa paned silmad kinni ja sa pead ära arvama, mis see on. Seda on väga lihtne ära arvata. Ma juba olen silmad kinni. Ole silmad kinni. Teised ei ole ka veel näinud, kuidas see välja tuli. See tuli selline. Ma mõtlesin, et ei tohi öelda. Selline. Kas te näete? Kirjuta alla kommentaaridesse, mis sina annaksid sellele reitinguks, sest et... mis see võib olla? Küünal? Jaa. Hea lõhn. Sa võid vaadata. Nii, minu sõbranna Hela-Liis on siis ametlik Candle Queen, tal on candle business. Ja 1 aasta tema sünnipäeval me tegime candle workshopi. Ja siis mul tuligi idee, et nagu teeme veel ja aita, sest et eelmine aasta tegin Hensukustale selle Harry Potteri külla. Millest isegi saanud aru, et see peaks Harry Potteri oma olema. Ise custom made segasin sulle selle värvi roosa ja lillega ja panin sädelust sisse ja peale. Täiega ilus. Aga mis lõhn see on? Mis sa arvad? Maasika, rabarberi või... Jaa, maasika, rabarberi. Ma mõtlesin, mis võiks siin kõige rohkem iseloomustada. Lisaks tegelikult ma tahtsin vaniljat. Ma mõtlesin, mis iganes lõhna ma valin. Ma segan vaniljaka sisse, aga vanilja oli otsas. Nii et jah, kujuta ette, et see oleks veel vanilja juures. See on selles mõttes nii naljakas, et just see vlog, mis mul läks nüüd eelmine nädal üles või nüüd kohe läheb teie jaoks. Teie jaoks on see üleval. Seal ma just räägin pikalt ja laialt, kuidas ma käisin lõhnaküünlaid ostmas, et ma olen nii obsessed nendest, et ma aasta läbi põletan neid. Sama. Sest et ma ei tea, lõhnaküünlad on lihtsalt best. Ja see on tõesti väga-väga hea lõhnaga ja see sädalus on väga cute. Ma tegin tegelikult 2 tükki. See on see, mis ma tegin endale. Tuleb välja, mul juba oli see maasika rabarberi lõhn olemas ja ma tegin endale blueberry pie. Aga ta on nagu natukene lillakam toon. Ja mõlemale ma panin, Hela-Liis ütles, et kas sa tahad panna nagu kuldset või hõbedast sädalust või mingit punast. Ja siis ma miksisin kuldset ja hõbedast. See on väga custom made. Ja, väga-väga lahe. Väga-väga. Minu väike DIY projekt. Tee selle ära igaks juks raputa. Eel peab nagu olema õrn, aga lihtsalt ettevaatlikult. Liim on siis värske või? Ei, seal pole liimiga midagi pistmist. Asja veel savist. No sa pead vaatama see, et seal on küll kõik niimoodi hästi pehmelt ära pakitud, aga sa pead vaatama, kuidas võid lahti rebida selle. Vabandust. Jah, see on täiesti muu pakend on seal nii mõtlen lahti. Avasin siis nii. Esimene peaks olema suht nagu safe, et selle võid lahti teha. Ta ei tohiks kohe katki minna. Coasterid või? Coasterid, jah. Mul ei ole ühtegi coasterit ja ma kinkisin ühele sõbrannale sünnipäevaks coasterit ja mõtlesin, eks pean endale ka ostma. Mõtle, kas jälle see värvi kombo kõik on nagu sama täpselt. Meil on siin 4 tükki. Esiteks meil on selline swirly. Abstraktne. Siis meil on südametega. Isa, kui cute! Ühes see läikiv, vaata see lakk nagu tegi need hästi sükseks nagu popivad, sobib su pükstega hästi. Ma just tahtsin öelda, matchin mu Victoria's Secreti pidžaamadega. Et see lopp, et ma jätsin pidžaamad jalgaga. Milleks? Ja viimane pisikene kirssidega. See on nii äge, kuidas ma ise selle peale ei tulnud, siis mul nagu reaalselt polnud enam üldse ideid ja see on tegelikult miski, mille peale ma oleks pidanud tulema. See on võtta praegu siuke hästi pop teema ka, et igal pool TikTokis värki näeb seda palju ja mul on endal ülipalju salvestatud videoid, sest mulle nagu meeldib teha väga selliseid asju. Aga tavaliselt ongi see, et sulle nagu meeldib ja sa lähed täiega peale ja siis nagu need ei tule alati vaata nii perfektsed välja, nagu sa kuskil videos näed. Aga ikkagi see protsess oli mu enda jaoks ka väga lahe ja ühesõnaga, see on siis üks osa ja lihtsalt kuna seda materjali oli nagu piisavalt, et siis ma tegingi 2 asja kokku. Ma mõtlesin äkki mingi heete, mingi alus või? No võib-olla. Näeb siis välja selline võib-olla. Et ühesõnaga kõik see roosa ja valge süke nagu... Vaadake kui nunnu, issa karmas. Appi kui nunnu. 10, 100 miljon, kas, oota, see on veel... See võib olla, vaata, sest ta on nagu, kui sa koputad siin... Ja ma tunnen nagu... Kuna see on see õhu käes kuivav savi on ju, siis see tahab suht kaua vaata kuivada ja kuna meil oli üliväike ettevalmistusaeg, siis lihtsalt need... vaata need minu mõelest läksid nagu täiesti valmis. Ja need on pisemad, ma arvan, ja õhuksed ja pisikesed. Aga nii nüüd väritas, isegi ta ei näe nagu välja nii DIY. Ma ei julge praegu kätte võtta, sest nagu mul on selline tunne, see võib-olla läheb praegu katki, aga võib-olla homme enam ei lähe.
igatahes hea, vaata kui lahe jälle see viimane kategooria. Jälle nagu täiesti sama. Need oleks võinud kõik asjad samas kingipakis olla põhimõtteliselt. Roosad, valged nagu. Jah. Nii naljakas. Mul õudne oli poeks filmida. Oli kuskil taga otsas mingi. Igal juhul ma loodan, et teile meeldis selle aasta jõulukingi vahetuse video. Öelge, kas ma peaksin ka järgmisel aastal filmima, kellega ma peaksin filmima. Öelge, mis oli teie lemmikkingitus, mis oli teie lemmikkategooria. Mis ise tahaksid saada nendest kinkidest näiteks? Ja, anna sina meile reitingud, ütle kumb võitis. Liisa sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis. Vahest ikka postitame midagi harva. Aga Ja. ikka hoidke silm peal. Kui teil on video requeste, pange need ka alla kommentaaridesse. Aitäh vaatamast. Subscribe, kui sa pole seda veel teinud. Pane kindlasti videole thumbs up. Ja häid jõule. Jah, häid jõule.